go või? Hello! Täna on kätte jõudnud see päev, kus me hakkame tagasi Eesti poole liikuma. Jõudsime just taksoga siia Jakarta lennujaama. Siin käib kohalikel mingi üritus, lennujaamas on tantsijad, aga me tulime Jakartasse juba mõni päev tagasi Balilt siis ja mõtlesime, et vaatame Jakartas ka ringi. Aga õige pea saime aru, et Jakarta on niivõrd suur linn, et paari päevaga ei tee siin mitte midagi ära. Ja eile me käisimegi siis ainult ühes hiigelsuures kaubanduskeskuses. See oli reaalselt nii suur, et me vaatasime seal ringi üle 4 tunni. Ei läinudki sinna otseselt shoppama, vaid lihtsalt, et näha, suur võib olla ühe nii suure linna keskus siis. No meie Rainiga poolt nii suures keskus mitte kunagi varem käinud. Ma arvan, et me ei käinudki lõpuks kõike, isegi seal läbi paar korrust ei käimata. Ja kuna eile oli vihmane ka, siis ega väga midagi targemat nagu teha ei olnud ka. Kuna Jakarta on niivõrd suur, siis ringi liikumine ja see liiklus, kõik see võtab meeletult aega. Selle keskuseni oligi meie hotellist siis umbes 10 kilomeetrit ja ühe otsa läbimine võttis taksoga peaaegu tund aega, ehk siis ikkagi suht kaua. Aga me alustamegi täna siit Jakartast, siis kõigepealt me jõuame Istanbuli. Meil on öine lend ja Istanbulist lähme siis Riiasse ja Riiast peame siis vaatama, kuidas me Tallinnasse saame, ilmselt bussiga. Et jah, selline parajalt pikk reis. Praegusel hetkel tulevad Tallinnast juba Balile ka lennud. See, et kui meie tulime siia, siis oli ainus võimalus Jakartasse siis Riiast saada. Nüüd Rain läks vaatama, kas me saame oma kohvrid ära anda. Kuna me oleme natuke liiga vara siin kohal, siis check-in ei ole veel avatud, aga äkki meil õnnestub kohvrid ikkagi varem ära anda ja siis siin lennujaamas ringi vaadates. See lennujaam on ka tohutult suur ja siin on kindlasti palju asju, mida teha ja avastada. Ehk siis tänane vlog tulebki selline trippimine. Meil on öine lend, siis ilmselt me saame õhtusööki ja siis hommikul hommikusööki. Me loodame, et saame lennuki söösel magada. Kuna see ajavahe Bali ja Eesti vahel on 5 tundi, siis tulles me harjusime selle ajavahega. Meil läks ikka vist mingi nädala, arvan. Vaatame, me mingi hetk tahaks midagi näksida siin lennujaamas. Vaatame siin ringi. Jupp. No, selline tore vahva üritus siin lennujaamas. Tegelikult me mõtlesime kohvikusse minna, me ei saanud pagasit ära anda veel seega. Võtame ühed kohvid, ootame kuni saab check-inni teha ja siis saame veel ringi vaadata. Tulime siia ühte kohvikusse kohvi jooma ja üks väga-väga suur positiivne asi nii Bali kui Jakarta lennujaamade puhul on see, et lennujaama toidud, kohvid, kõik on väga mõistlike hindadega. 2 kohvi ja küpsised läksid maksma 100 000 ehk siis umbes 6 eurot. Ja siin on väga-väga suur valik erinevaid küpsetisi, mis on kõik ikkagi meie mõistes väga soodsate hindadega. Pirukad, saiakesed on enamus 1-2 euro vahel. Ja kohv siis üks selline suur tassi täis on 2 eurot. Ja muide, kes mäletab lapsepõlvest neid selliseid asju? Suuvärskendus, ehed. Igatahes need on need. Sa paned keele peale, siis nad sulavad ära ja annavad suhu värske maitse. Ja mis te arvate, kes ostis neid 10 pakki Balilt kaasa? Saime oma kohvrid ära antud, check-in on tehtud, piletid käes ja nüüd
on mõni tund veel oodata. See lennujaam on mega suur, seega meil tegevust jagub. Me oleme nüüd ilusti lennule jõudnud. Sõidame juba umbes pool tundi. Natuke aja pärast peaks ka süüa saama. Nii et sööb oma kõhu täis. Vaatame äkki mingit filmi ja prooviks magama jääda. Kell on kohaliku aja järgi praegu 10. Lend kestab umbes 12 tundi, mis on väga pikk aeg. Seega mõistlik oleks enamus see aeg magada. Me saime õhtusöögiks valida 2 toidu vahel, kas nuudlid kanaga, mille võttis Rain. Ma pean näitama, sorry. Help me. Või siis thank you. Saia sai ka. Või siis riiskanaga, mille tellisin mina. Siin juures on veel juurikad. See on siis siin sees. Siin on, mulle tundub mingi salat ja kookosekook on ka. Ja jookide poolest on valikus nii mingid pepsid, veed, mahlad ja ka õlu ja vein. Meie Rainika valis siis sellise Türgi veini, et uni oleks magusam. Ma võtsin lihtsalt veel. Nüüd siis sööme oma kõht täis ja proovime magama jääda. Näeme juba hommikul. Hullult rapub lend, nagu bussiga sõidaks. Näeme hommikul. Jõudsime just Riiga. Jakarta Istanbuli lend kestis 12 tundi. Mega õudne lend. Lihtsalt enamus aja lennuk reaalselt raputas nii hullult, et mul oli seest kõik õõnes. Ma ei tea, Rain sai natuke vist magada. Sain, Ma ei saanud. Ja ma üritasin siin Istanbuli Riia lennul natuke tukkuda. Ja nüüd loodame, et saame kiiresti oma pagasi kätte ja jõuame, mis kell meil läks. Tegelikult oli see 12.30, mis läks buss Tallinnasse. Me võime proovida selle peale jõuda, järgmine läheb kell 2. Ehk et kui meil veab ja saame asjad kiirelt, siis saame kiirelt Tallinnasse. Aga jah, tore, siin vähemalt päike paistab, mis on positiivne. Loodame, et õues külm ei ole. Ja kahjuks on varasema bussi peale jõudnud, seega pidime nüüd ikka kella 2-ni ootama. Me jõudsime taksoga umbes 12.40 siia bussijaamas. Me ostsimegi süüa ja sõime ja ootasime õues. Päike on päris mõnus soe. Võiks juba sõidima hakata, tahaks. Nüüd hakkab küll selline väss juba peale tulema, et tahaks korralikult pesta ja koju saada. On ju Rainika? Me jõudsime lõpuks ometi Tallinnasse. Riiast tuleb siia täpselt 4,5 tundi. Et tegelikult on see Lux Expressi buss igati mugav ja mõnus. Siin on hullult palju jalaruumi ja kõike, aga kui sa eelnevad mingi, ma ei tea, pea 20 tundi mingi lennukiga ringi lasknud, siis lihtsalt see bussisõit see otsa on mega väsitav. On ju? Jah, on küll. Aga me oleme varsti bussijaamas ja meil peaksid vastu tulema Raini vend ja tema Laurakene. Nii et saame nendega koju. Aga siinkohal ma arvan, et on paras aeg otsad selle vlogiga kokku tõmmata. Panin Instasse küsitluse ka, et kas soovite edaspidi ka näha, millega me siin Eestis siis tegeleme. Ja enamus vastasid jah, seega see pole üldse praegu siin meie viimane vlog. Ja nagu ikka, likeige, subscribeige ja näeme
juba järgmisel korral ja siis juba Eestist. Tšau! Praegu ka Eestis. See on nagu, et eelnevad kõik olid Baalil ja nüüd on Eestis, eks? Reni sai jälle aru. Davai, tšau!